See vist esimesena ilmus ka üldse või? Maisivärki, siuksed. Külvan täna oma maisile ära, et mul on siuke tunne, et ma tahaks igat videot alustada sõnadega, et ma olen sellega nii hiljaks jäänud, aga ma täna lõpuks külvan ära, aga ma olengi põhimõtteliselt kogu aeg iga asjaga nii hiljaks jäänud, et ma otseselt eelmine aasta minu arust ma külvasin oma maisid tegelikult juba aprilli lõpus ära. Et ja siis ma jõudsin nad välja istutada alles juuni alguses minu arust ja juuni alguses. Ja siis nad olid päris purakad juba ilusad, et ma loodan, et ma ei ole väga hiljaks jäänud, et tegelikult ma jäin ju eelmine aasta välja istutamisega ka päris hiljaks. Nagunii oli niru suvi on ju ja sooja ei olnud palju, et oleks võinud maisil olla nagu pikem valmimisperiood, et nagu kõik tõlvikud ei saanud mul ilusasti valmis. Et see aasta ma oleks tahtnud saada kõik varem maha põllule, aga ma ilmselgelt ei jõua seda. Ma teen täpselt nii, nagu ma jõuan, nagu mulle hetkel ajakohane on, et nagu nii, ma olen nii frikin väsinud kogu aeg praegu, et kui tuleb umbes samamoodi jälle see istutamine juuni algus, siis tuleb, sest tegelikult ma sain ju ikkagi päris toreda portsu. Äkki siis järgmine aasta saan nagu täpselt sel kuupäeval välja istutada, nagu ma sooviks, et kuna me seal maal veel ei ela, siis ongi, et millal sinna satud, teed mingid tööd ära, et kui ma oleks seal pidevalt koha peal, siis võib-olla kogu see asi oleks natuke lihtsam majandada, aga teeme oma võimete kohaselt, eks. Mul on maisisorte suht palju erinevaid ja ma hakkan, ma ei tea, ma lihtsalt hakkan neid järjest mulda toppima, et mida vähem on, ma arvan, ma panen karpidesse, mida rohkem on, ma teen sennerulle endale. Kuna eelmine aasta oli täiesti esimene aasta alles, kus ma nagu edukalt maisi kasvatasin, et ma olen varem nagu mingid madalat maisi natukene kasvuhoonesse ka pannud, aga sellest ei tulnud minu arust mitte midagi välja. Et ega ma mingit tead ja pole, et ma ei saa teile mitte mingit nõu anda, ma lihtsalt natukene räägin, et kuidas minul läks eelmine aasta. Ja mida ma tegin? Me kündsime alguses käsi selle mullafreesiga platsi ära. Mul oli vist umbes 6x7 plats. Päris jurakas plats oli mul, et maisile meeldib ruudus, kuubikus, pigem plokis kasvada, seda ma tean, et siis ta tolmendab ühtlaselt oma tõlvikut iga nurga alt. Et reakasvatus tehakse, aga minu arust rohkem inimesi teeb teda plokis ja siis ma tegin ka niimoodi, et ma võin kunagi katsetada ainult üksiku tühja reana, aga ma hetkel veel seda ei teinud. Ja siis, mis ma tegin alguses, ma lugesin internetist, et ta tahab hästi palju lämmastikku algusfaasis, siis ta tahab fosforit ja siis ta tahab kaaliumit ja ma viskasin kõiki neid 3 väetisi natuke sinna laiali. Mulčisin platsi nii hästi ära, kui mul õnnestus, kuigi mitte väga hästi, sest umbrohi tungis sealt igalt poolt täielikult läbi. Ja siis lihtsalt istutasin ridade kaupa maisid maha, aga mis see nagu istutusvahe oli, ma praegu peast ei tea, võib-olla mul õnnestub video pealt kuskilt vaadata, et kui tihedalt ma nad panin, mul on tunne, et äkki pika 15 või 10 sendi tagant. 10 või 15, umbes mingi siuke ja reavahe äkki jätsin võib-olla 40 senti. Ja muud, ma ei teinud absoluutselt mitte midagi. Ma ei käinud mitte kordagi teda kastmas rohkem, ma ei käinud mitte kordagi rohkem teda vähetamas. Ma lihtsalt lasin tal möllata, sest too aeg oli nagu nii niru, ma ühel hetkel andsin oma aiale nagu, ma andsin alla, et nagu ma mõtlesin, et ma sealt ei tule nagu nii mitte midagi, aga kokkuvõttes tuli ju väga tublisti kõike. Ja ainukene jah, mis ma oleks tahtnud teisiti teha, on see, et oleks hooaeg pikem olnud, et oleks rohkem soojanud, et oleks rohkem tõlvikuid valminud, aga nagu nii suhkrumaisil tuleb üks tõlvik ja enam-vähem ma umbes niimoodi neid sain.
ja hiljem me sõime, toorelt grillisime neid, ma panin hästi palju suhkrumaisi endal sügavkülma ja ülejäänud telvikud siis panin lihtsalt nööri otsa kuivama, et sealt saaks ka tegelikult seemneid proovida osasid, aga ma arvan, et ma ei jõua see aasta sellega tegeleda, et ma püüan panema need seemned ära, mis mul praegu on. Ja mul läksid natukene need nimed sassi seal istutades, et ma võtan ühe uue karbi. Istutades nimed sassi, et ma ei teadki, et milline mais tegelikult kõige paremini üldse mul toimis. Aga see aasta ma proovin natuke hoolsam olla siltidega, et saaks aimdust, et mis toimib, et sellepärast mul on hästi palju siin sorte, et mida ma panen popcorni ja suhkrumaisi ja tavalist maisi ja dekoratiivmaisi ja siis ma sain Ukrainast veel mingit kihvte asju ka. Et katsetan Javelinna. Jumala, siuke Javelini mais, et see toetas, et kui seda ostsid, siis see toetas seda Ukraina sõjaväge ka. Ja siis mul on siin Montana, Glass Gem, mõndasid on hästi vähe, ainult 5 tükki. Aga siit Eestist ostetud pakke, neid mul on rohkem ja neid ma panen hunnikuga, et eelmine aasta see ka, et mul jäi puudu täiega palju mais, et ma ei saanud kõiki ridu nii täis, nagu ma oleks tahtnud, et ma proovin see aasta kõvasti rohkem külvata. Ja siis kas annan ära või läheb niisama komposti hiljem, et seda vaatab siis, aga jah. Niimoodi ma teen ja rohkem ma tegelikult väga ei oskagi öelda, et mul on jah täiesti võhikalas selles maisimaailmas, aga õpime, uurime ja kunagi saab paremini selgemaks, sest mais mulle täiega meeldib, et seda ma tahaks hakata kogu aeg kasvatama. Vot nii,